Kas oled kunagi mõelnud, mida kõike võivad need nimetud uksed enda taga peita? Kuhu viivad need metallist trepid ning milliseid vanu lugusid meie koolimaja endas hoiab? Käisime Koidula Meedia novembrikuu töötajaga Erich Hinz, kes on meie kooli haldusspetsialist, kõike seda uurimas. Dokumentatsiooniga igasuguse tehnika kohta ja passid ja asjad. Ja siis muidugi on katkised uksed siin taga ootamas. Poiste ja kehaliskasvatusgarderoobi katkised uksed, mis on ära lõhutud. Vandalismi märgid on külje. Üks kell, mis oli kohe katki läks ühest klassisse on. Aga see me vahetasime juba uue vastu, saime uue. Vana mööbel ja katki läinud mööbel on siin veel. Siin on katkised toolid, mida ära parandada ei saa. Vaata, need on, üks loll asi on nendel, need needid on. Esiteks need on vale mõõduga ja need on alumiin, see määrib õpilastel riideid. See on jõumehe võistluse kumm, mida siis jõumehe poisid siin kandivad seda kumm. Need siin on need parandusvärvid. Siin oli vanasti, vanal Vene ajal oli siin lasketiir siin all ja tsiviilkaitse varjend. Siin on veel nagu kasutusele võtmata need. No, kui midagi juhtub elektriga, siis on see üks ja tähtis keskus. Siin on kõik elekter, tuleb siit maha alt, tuleb kooli elekter, kõik tuleb siia nendesse kappidesse. Need on upsid, suured upsid, et arvutitel midagi ei juhtuks. Elekter kaob ära, siis see Ta hoiab elektrit. Ta hoiab pinget, et seal midagi kui korraks ära läheb. Ja, et kahjustada ei saa. Siin on see soe sõlm, siia tuleb, Fortum annab soojuse sisse, siia meile tuleb läbi maa. Ja need seadmed kõik juhivad. Need hoonekütted, ventilatsioon saab ka siit kütte. Ja siin on tarbevesi veel, duširuumidel ja nendel. Ja see on see põhitarkus, kõik, kus juhitakse seda asja. Igasugused õpilaste jäetud asjad, pidudest jäetud igasugune staff. Siin on koristajatoas on need uksed, mis poisid ära istusid eest, sealt on selle, siis see on õpilasesinduse toast. Nad tõid need kotttoolid ja istusid sinna kotttoolide peale, aga liiga sellise hooga, aga iga kord istusid ja uksed läksid katki. Siin on köök, siin on nii, et hiir või rott näris selle kaabli läbi, liitikaabli ja katel jäi seisma. Hiir puges siia sisse kuidagi moodi ja näris siin ühe kaabli läbi ja läks lühisesse kõik see süsteem ja katel ei töödanud tükk aega. Tervishoiu tüürukul need käivad kontrollimas ja peavad olema sealt keldis ja peavad olema rotimürgid. Spetsiaalsed tableedid pannakse, et on ette nähtud, siin on laooned ja külmkapp, näed suur, kõik asju. Nähtud loas, kõik kord on majas. Siin ei saa korralagedust tulla. Siin on alati nii tikk-tokk. Siit läheb otse, see läheb üles sinna aulasse. Siit tuleb nüüd, siit keldrist tuleb nüüd. Siit saab, siin ma käin puhastamas vähemalt üks kord aastas ma võtan selle filtri lahti, kus vesi on
veefilter on siin ja siit tuleb maa alt tuleb see vesi sisse koolimajja. Kui siin juhtub mingi jama, siis on peakraan. See kinni, kõik korras. Lugeja on siin, see on ka kauglugeja. Näed, see loeb kõik vett. Skeem on siin seina peal. See loeb külma vett. See on kondens praegult. Ta peabki olema natukene märg. Siin on jämefilter. See on selline võrkfilter ja siin on selline, mida perioodiliselt ma lasen siit seda kaudu kanalisatsiooni. Seda saab keerata siit ja siis see kamm puhastab seda võrku. Praegult näha, et võrk on puhas, ma seda appega pesin läbi õppeaasta alguses. Ja sellest peaaegu piisab, siin on manomeeter näitab, kui 4 on surve, siis on enam-vähem okei kõik. See läheb pikki sinna taha. Kõik see vana kelder. Nõuka ajal oli siin siukene hulluma ja pola täis, aga kõik veeti tühjaks. Keldris, mis on sama suur kui söökla, on nõukaajast jäetud telistest laotud ehitis. Tegemist oli sahvriga, kus hoiustati näiteks hapukapsast ja hapukurke. See lift, algul oli probleeme selle liftiga. See peegel oli maani ja siis käruga lükati 2 korda seda peegelt puruks. Lõpuks lõigati siit maalt maa. Idiootsus panna nii pikad peeglid. Need võidi kogemata jalaga kõik katki teha. Üks asi, mis muresid tekitab, on meretuul. Nimelt kahjustab ta fassaadi, tees sellesse auke ning ükskord ajas tuul ka katusel paikneva konditsioneerid pikali. Tuul lükkas, nad olid ennem sedapidi, need 2 konditsioneeri. Paigaldasime nad just sedapidi, et merel kui tuul siis ei neid pikali. Teised on selle torustiku varjus, teistel ei juhtunud midagi, aga võt need jäid kohe tunneliga. Skippis, jah? Vangutas kohe. Siit saab kontrollida kõiki neid, et kas kajakad ei ole vesi teinud, kuhu ja alla. Ja käime kontrollimas ja vaatamas. Ja siit üles veel korra saab ronida. Päris pehme pind. Ja ta on soojustatud katus. Nii terava kontsadega ei tohi üldse käiagi peal. Selle Huberoidi ahus, ventilatsiooni ahus, et annab mängida. Seal paistavad spordisaali aknad on need. Kõik on maandatud. Näiteks välk lööb kuskile sisse, et midagi ära ei tule. Meil on maandatud ja siin on ka emakell. Emakella lõigi meil ükskord äike ära. Emakell on see, mis käitab kõiki neid teisi, mis on klassides ja mis on koridori peal. Need on kõik selle emakellaga seotud. See on see emakell, see rikkuski äike ära. Siin on ventisüsteemid. Vaatad siin peatarel. Kõik on veeküttega, elektriküttega siin ei ole ühtegi. Kõik vesi soendab see, Fortumi vesi, keskkütte vesi soendab seda õhku. Kõik see, mis ta nüüd välja puhub, see õhk läheb ka siit läbi, siis läheb välja see must õhk. Ta annab eelnevalt oma soojuse uuesti ära sisenevale õhule. Oma külm õhk tuleb sisse, see soe õhk, mis tuleb välja, mis on kasutatud juba, see läbi soojus vaeti ja siis läheb alles välja. Siuke süsteem on. Need hoolduspäevid. Soll hooldaja meil samuti. SV1 klassiruumide oma. Siin on väiksem see kamper, aga see teine kamper on natuke suurem. Siin teises seal eespool on sellega. Põhimõtteliselt need seadmed on sama firma omad, Svegonid, Rootsi. Küllaltki kvaliteetvärk, aga kallis on see, kiltsid on küllaltki kallis.